Så lilla vän, timman för dig hem igen. Om du går vilse, natten är lång, 1000 stjärnors urtidssång. Dimmorna dansar, sov lilla vän. Skogen vaktar, värmer dig. Om du är frusen, norrskens ljus dansar över skog och fjäll, brinner i natten. Sov lilla vän, timman för dig hem igen. Om du går vilse,
Oskar Loorits, eestluse elujõud. Aaria ja semi rahvad idealiseerivad konjunktuuri diplomaati kui kavalat Antsu, Odessust ja nii edasi, kes petab ja tüssab oma kohtlaseks alahinnatud vastast kui naiivi vanapaganat. Sellise tasemeni eestlased madaldusid alles orja ajal, rehepappi lugedes, kuna algupärane soome-ugrilaste rahvalooming petise kujusid ei ole jaksanud seedida, vaid on püüdnud oma võõra kontraste aina pehmendada ja eetilisi põhimõtteid ühtlustada. Igatahes on kõigile samaselt kehtiv aumeel sügavasti juurdunud soome-ugrilaste rahvahinge juba ürgajast peale ja selle aluseks on puhtuse printsiip. Mitte ainult sõnad ega teod, vaid isegi mõtted ja soovid peavad olema puhtad. Häbi teeb roojaseks ja plekiliseks, isegi lume kohta öeldakse häbelik, kui ta kevadel juba laiguliseks on sulamas. Jah, häbi hävitab inimest ning vanasõnaline hoiatus, et au on vaja hauda minnes, kohustab kõiki ühtlaselt päevast päeva ausale elule. Küllap just mets ja põhjamaine kliima on vorminud soome-ugrilaste elutunde ja väärtusteadvuse eetiliselt kõige üllamaid voorusi. Talvised toitlusmured ja nagu mahajäetuse mulje on õpetanud mitte ainult säästma ja ette mõtlema, vaid on süvendanud ka ühtehoiu tunnet kuni teadliku solidarismini ja vastastikuse abistamise tahet hädade puhul, kuni teadliku koostöö ja ühistegevuseni. Enda jõuetuse tunnetamine loodusseaduste ja saatuse paratamatuse ees ei ole sadestanud soome-ugrilaste hinge kuigi palju titaanide trotslikku individualismi ega kuratlikku opositsioonitamist kõikide teiste vastu, nagu näiteks aarialastel, vaid palju enam küll leebet leplikkust ja tunnustavat suhtumist teistesse kui samaväärseisse kaaslastesse siin muutlikus maailmas. Talve ja suve vaheldus ei ole sisendanud soome-ugrilaste hinge ega maailmavaatesse mingit dualistlikku pimeduse ja valguse, kurja ja hea absoluutset kontrasti, nagu Altai, aaria ja semirahvail, vaid pigem küll harmoonia ja sünteesi otsimistungi. Isegi talves ei käsitle soome-ugrilane enda vastast või vaenlast, vaid ikka sõpra ja abilist, kes võimaldab näiteks paremat liiklemist üle soode ja vete. Looduse loomulik vaheldus ei ole arendanud soome-ugrilaste vaimsuses ebaloomulike vastuolude rõhutamist ega teravat vahetegemist enda ja teiste vahel. Nagu dualistliku mõtteviisi ja aumõistega rahvail, kes jutlustavad issanda äravalituist ja klassivihast. Mitte vastuolude süvendamist, vaid hoopis leevendamist ja pariteedi printsiipi, seda ühiskondliku kooselu kõige kindlamat alust, on pärandanud meile hell loodustunne. Loomulikult seltsivad sellisele loodustundele ka käitumise ja kohtlemise reeglitena sallivus ja erinevuste suursugune tunnustamine. Igal linnul on laul, igal mehel oma meel. Soome-ugrilaste kultuuriideaalide hulka ei mahu kuidagi sellised printsiibid nagu üksikute eesõigustamine või hulkade tasalülitamine. Seesama harmooniat ja sünteesi väärtustav loodustunne on suunanud soome-ugrilaste ellu suhtumist ja mõtteviisi paratamatult demokraatia poole. Ka inimühiskonda ei jagata dualistlikult ega kohelda kaksipidi, vaid head ja halba nähakse igas inimeses, kuna päike paistab ühtlaselt kõikide üle.
meie arusaamadele äärmiselt iseloomustav on, et Soome sugurahvaste usund ei ole kristalliseerinud mingit absoluutselt väärtust ega dogmat. Selleks ei ole olnud elukutselisi preestreid usutunnistust kanoniseerimas ega usumääruste täitmist täiskasvanute juures kontrollimas. Soome-ugrilaste usuelu, maailmavaate, elukäsitluse ja üldse kogu filosoofilise kultuuri vahendajaiks on olnud emad oma mudilasi kasvatades mitte teooriate ega abstraktsioonidega, mitte käskude ega keeldudega, vaid konkreetsete näidete, luulepiltide, kõnekäändude, koguni nalja ja pilkega, mitte kale normatiivsus, vaid muhe huumorimeel on soome-ugrilase rahva pedagoogika tugevuseks. Relatiivsuse tunnetamine kõneleb küll kõrgest filosoofilisest kultuurist, kuid selles kätkeb ühtlasi ka ühiskondliku lõtvuse idusid. Mitte ainult suhted ei aju ebamääraseiks, vaid laiali valguvaks nõrgeneb kogu sotsiaalne ja poliitiline struktuur seetõttu, et puuduvad kindlasti fikseeritud normid ja reeglid, nõuded ja põhimõtted. Soome sugurahvaste seadusandlus ei ole saavutanud sinnapoolegi sellist täpsust ja taset nagu Aaria või Altai naaberhõimude juures, vaid piirdub üldjoontes õige laiali valguva tavaõigusega, mille tõlgitsejaks on hõimuvaimu kehastav kollektiiv. Soome-ugrilaste algupäraseiks õiguse mõistjaiks ja kohtumeesteks ei ole olnud üksikud vaimulikud ega kuninglikud valitsejad. Neid pole meil olnudki, ka mitte targad ega nõiad omaette, vaid hoopis vanemad või perekonna pead ühiselt ehk nii ütelda vanemate kogu, kes esindab sugukonde või hõimu tervikuna ja väljendab just ühise otsusega ka kogu soo ehk hõimuvaimu tahet. Selliseid hõimukollektiivi tahet tõlgitsevaid otsusi ei ole tavaliselt käsiteldudki niivõrd karistuse määramisena kui küsimuse lepliku lahendamisena kõikide huvides. Karistuse ja kättemaksu ideoloogia oleme omandanud alles aarialaste käest hulga aegu hiljem. Isegi ühiskondliku lõtvuse ja distsiplineerimatuse sadestumist soome-ugrilaste rahvahinge on soodustanud läbi aastatuhandete domineerinud metsamiljöö. Viljakais orgudes või rannikuil ja lagendikel on võinud areneda kompaktsete asulate tulemusena küla- ja linnakultuur kuni riigi idee mitmeviisilise rakendamiseni ja üksikisiku kui kodaniku allutamiseni maiste ja taevaste valitsejate võimule. Sellist kodaniku mentaliteeti on ainult mõned üksikud Soome sugu hõimud võõrailt omaks võtnud ja sedagi ainult osaliselt, kuna algselt meie esivanemate vaimulaad tänu metsamiljöö mõjule on suundunud just tugeva ja omapead teotseva isiksuse karastamise poole. Müstilis-maagilise mentaliteedi ajastul oli kogu meid ümbritsev loodus veel täis salapärast, mõistatuslikku ning üliloomulikku. Julgust olla löises võõras metsas üksi olla ja oskus igasugu olustikus iseseisvalt otsustada, see on olnud minu arust läbi aastatuhandete määrav tegur meie meeste vaimsuse vormumisel ja kindel aluspõhi, millele on rajatud meie massiinimeste võimas personalism. Soome-ugri meeste enesekindlat personalismi ja iseteadvust läbi aegade on karastanud kaks loodustegurit, tuli ja tuul. Aastatuhandeid soome-ugri mehed on veetnud oma aega metsas tulelõkkel ja tuulevarjus, tundes end otse kui sõpruses ja liidus mõlema vägeva loodusjõuga, mis mitme teise kultuurkonna meestes on sisendanud paanilist hirmu tulikahjude ja tuiskude tormide katastroofilise hävituse ees.
kui läänes ja lõunas sellest hirmust on arenenud tule ja tuule kultus nende jumalustamiseni, siis Põhjala metsades soome-ugri mehed ei ole muutunud tule ega tuule orjajaiks, vaid mõõdukaiks austajaiks, kes oskavad ka taltsutada tuld ja kaitset ehitada tuule vastu Kõik oleneb just mõistlikust kohtlemisoskusest ja vastastikusest tähelepanust. Ehitamine on tuletatud ehtimisest, mis algselt on tähendanudki enda varustamist vajaliku kaitsejõu ja oskusega. Nii ei ole soome-ugrilased ülendanud ühtki looduselementi jumalaks, kelle tahtest inimsaatus sõltuks või koguni ettemääratud ehk predestineeritud oleks nagu mitmel pool mujal, vaid loodusjõududes on hakatud nägema inimestele võrdseid olendeid. Tuleisa ja tuleema koos lastega, tuuleisa ja tuuleema oma lastega, maa, metsa, veteisad ja emad koos lastega. Kõik elavad antropomorfitseeritult omaette sõbralikku perekonnaelu, kui neid ainult mõistlikult ja aupaklikult osatakse kohelda. Sellises soliidis kohtlemises peitubki soome-ugrilaste igaühe isikupära tunnustav elutarkus. Paha ja halb kohtlemine seevastu muudab igaühe meie vastu vaenulikuks, olgu see kaasinimene, olgu see mis tahes loodusjõud või olend. Eriti heaks eeskujuks metsameestele on peetud mesilaste harmooniliselt sumisevat ühiskonda ehk linnu ema ja isa, ümber koondunud suurt ühtlast peret, mille tööjaotus ja vastastikune sobivus tekitab looduslapses hardaimat lugupidamist. Mesilane ei tee mingit paha sellele, kes teda ei häiri, aga mesilane nõelab otse kui tulise oraga igaüht, kes tülitab või takistab teda oma ülesannete ja kohustuste täitmisel. Just mesilase reaktiivsuse on valindki soome-ugrilased oma ühiskondliku suhtlemise põhinormiks. Müller Uusing on lisaks veel valgustanud, kuidas sihiteadlikud toimingud saagipüügil on sisendanud kalurküttidesse üldiselt ka eetiliste sihtide asetamiskalduvust, kollektiivse ustavuse, vastastikuse kindlustamise ning üksteisele abi garanteerimise traditsioonide poole. Ometi tuleb rõhutada, et lausa eksitus on näha soome-ugrilaste tugevas isikupäras mingisugust teadlikku individualismi, millega tähistatakse ju üksikisiku osatähtsuse esile tõstmist ühiskonnas. Just vastupidi peame oma ühiskondliku elu vormumatuses kogema, kui väike läbi aegade on olnud meil üksikute indiviidide osatähtsus, mitte ainult sotsiaalselt, vaid ka eetiliselt. Hõimu kollektiiv on olnud kindlasti palju määravam tegur, mis soome-ugrilase vaimsuse kontinuiteeti kuni meie ärkamisajani välja on juhtinud. Alles 19. sajandil murdus see tegur ja asendus osaliselt otse haiglase individualismiga, milles küll mingit rahvuslikku voorust enda petteks ärgu tehtagu. Kui meil muiste polnud rahvahinges mingit rõhutatud individualismi, siis ühe isikupära väärarengu on metsamiljöö meile ometi pärandanud. Ürglaantes pole suuremate ühiskondlike rühmituste tekkimine võimalik, vaid elatakse laiali paisatult kaugel üksteisest pisikeste sugukondadena. Mets hajutab ja võõrutab inimesi üksteisest, aga ei koordineeri ega tsentraliseeri nende toiminguid nagu steppide laager. Mitte individualismi, vaid separatismi, partikularismi. Eod võrsuvad meil juba ürgsest metsakultuurist, on leidnud masendava jäädvustuse Läti Henriku ajaraamatu kurbadel lehekülgedel
ja jätkavad oma lopsakat kasvu isegi veel tänapäeva paguluses. Ida- ja läänemaise elutunde staatiline ja dünaamiline kallak on järeldanud inimeste omavahelistes suhetes seda, et läänemaise inimese egotsentriline tungelu taotleb aktiivselt enda maksmapanu teiste seas ja teiste arvel. Idamaine aga kaldub ennast passiivseks taltsutama ja hoidub teiste ärakasutamisest või organiseerimisest. Idamaile omane on seepärast sotsiaalse ja poliitilise elu monotoonsus ja lõtvus või vähearenenud traditsioonidesse tardumus üksikisiku sisemise sõltumatuse ja eraelu intensiivsuse kasuks. Kuna lääs otse ägab poliitilise üleorganiseerituse käes ja muudab üksikisiku ühiskonnast liig normeeritult sõltuvaks, süvendades vastastikust antagonismi. Soome-ugrilastel seevastu näiks see küllaldaselt häid eeldusi positiivseks sünteesiks ida- ja lääne ühiskondliku elu äärmuste vahel. Sotsiaalse elu vooruseks vaevalt saab olla ühiskonna üleliigne komplitseeritus ja indiviidi isikupära kulutamine iseseisva massiinimese tasemelt automaatselt funktsioneerivaks massiinimeseks. Küll aga on sotsiaalse elu vooruseks soome-ugriline arusaam ühiskonnast kui harmoonilisest organismist, mis õhutamise ja normeerimismaania asemel tunnustab personalismi ja kõrgema väärtusteadvuse reguleeritud eraelu sõltumatust ühiskonna sageli just korrumpeerivast kontrollist. Eluringi keskpunktis püsib idas läbi aegade perekond, nii et isegi idamaised usundid on rajatud esmajoones familiaalsele printsiibile vastukaaluks läänes domineerima kerkinud sotsiaalse tagapõhjaga ekspansiooniimulisele usundeile. Lääne eluprotsessi peamiseks tõukejõuks on Sorokini sõnastuses niinimetatud sotsiaalne dünaamika, mis on perekonna inimese üle laiutama asetanud, niinimetatud sotsiaalse inimtüübi, keda iseloomustab mingi üliagarus aina rühkida ja rabeleda, kel on otse kui sisemine tarve või vabatahtlik sundus midagi teha oma ümbritsevas ühiskonnas, midagi organiseerida koos teistega, midagi endast ja teistest ületada. Sekkumist seltskonda peetakse otse kui sisemist tühjust kompenseerivaks vaimseks vitamiiniks, kuigi see tegelikult on tekitanud pigem pealiskaudsusega rahuldumist ehk niinimetatud pinnapealset olemist. Horni on banaalset elamist künkeli sõnastuses, põhjustades niinimetatud kultuuridünaamika asemel palju enam laostuvat neuroosi. Moodne tsivilisatsioon kannatab elu tühjuse all ja muudab inimesed järjest närvitsevamaiks, mida enam nad sekunditega aega mõõtes tormavad ja kõigega pealiskaudselt kiirustavad ilma süvenemata ja rahunemata. Ameerika uurija Horni väidab, et neuroosid tekivad just siis, kui tsiviliseeritud inimene ei saa lasta loomulikult areneda oma päris minal, vaid konstrueerib mingi irreaalse eluideaali, mis on otse vastandiks ta reaalseile tungele või võimeile ning ohverdab siis kogu oma energia selle ebajumala teenimiseks. Et näiliselt nii üliagarad tegelinskid pääseksid neurootilistest rapplemistest ja vaimsest tühjumisest, tuleks neil lasta kaevata oma terveks jäänud päris mina osad või kihid alateadvuses ja varustada enda ajakohase elufilosoofiaga, mis selgesti näitaks neile ka mõningaid staatilisi invariante ja püsivaid väärtusi lõpmatult muutuvas ja vahelduvas maailmas.
Soome-ugrilisel inimtüübil võiks veel küllalt leiduda häid eeldusi selliste väärtuste istutamiseks inimhinge, mis hõlbustavad üksikisiku sisemise tasakaalu saavutamist vapustustest kõikuma põrutatud ühiskonnas. Soome-ugrilise elukäsitluse tugevuseks on kontinuiteedi säilitamine kosmiliste eluprintsiipidega, mis õpetavad mõtlema ja suhtlema mitmes dimensioonis korraga, võimaldades seega konfliktide ületamist ilma neurootiliste vapustusteta. Kui maailma tahetakse tõesti vabastada aatompommi sõdadest ja hävitussangarite psühhopaatilistest eksentsidest, siis ei ole selleks usaldavamat vahendit, kui ravida inimkonda ennekõike meeletust egoismist ja eetilisest dualismist, mis moonutab sama ainujumala igale rahvale monopoliseeritud privaatpatrooniks, nii et temalt sööndatakse vaenlase armulikku hävitamist paluda. Maailmarahu eelduseks on inimkonna tunnetamine, et füüsiline ja psüühiline printsiip läbivad kosmost võrdselt ja kohustavad ka inimkonda võrdselt respekteerima nii füüsiliselt suurte kui väikeste rahvaste sama ja võrdset õigust oma vaimse olemuse tõketeta teostamistele. Selliseks tõdemuseks pakub soome-ugriline elukäsitlus inimkonnale külluses eeldusi oma suhtumisega kaasinimesesse, loodusesse ja kogu kosmosesse. Ida ja lääne vahelülina muinasajal vormunud soome-ugrilise inimtüübi maailma ajalooliseks missiooniks on uue konstruktiivse sünteesi leidmine ida ja lääne antipootide vahel ka oleviku üksteise eituses. Üks raskemaid ülesandeid selles sünteesis on rakenduse leidmine inimhinge õilsamaile põhitungile, mida nimetame armastuseks ja mida kristlik lääs juba 2000 aastat jutlustab, kuid mitte kuidagi ei jaksa ega tahagi inimeste ja rahvaste vaheline kooselu aluseks kehtima panna. Murrang Läänemere soomlaste kultuuripildis. Juba kiviaja lõpupoole, umbes 1500 enne Kristust, olid soome-ugrilased 4 geograafiliselt iseseisvasse rühma gruppeerunud. Esiteks, niinimetatud oop-ugrilased kõige idamal, Permi hõimud Kaama aladel. Volga hõimud Kesk-Volga ja Oka aladel ja niinimetatud Läänemere soomlased Valdai kütise kultuuriks eriti soodsail kõrgendikel ja Ilmjärve eluruumis tagamaade ja aeglase asustussuunaga just Ida-Baltikumi aladele, kuhu olid juba varem põiganud mõned aaria hõimud, küllap ka artilisi hõime ja kes teab veel niinimetatud ürgeeurooplasigi kunagiste kalurküttidena. Läti arheoloog Paloodis arvab, et Läänemere soomlaste esimese haruna jõudsid Ida-Baltikumisse liivlased 12. sajandil enne Kristust piki Väinajõge. Igatahes järgnev pronksiaeg 1300 kuni 500 enne Kristust toob meie kultuurilukku uue nähtusena tungi merele, liikluse ja kaubanduse elavnemise tõttu ja tähistabki Läänemere soomlaste keskuse nihkumist praeguse Eesti alale. Ühes sellega aga ka kultuurilist siirdumist järjest enam niinimetatud läänemaailma. Esiteks kokkupuutes Läti-Leedu ehk niinimetatud Balti hõimudega ja rauaajast alates kõige enam küll germaanlaste mõju all. Iseloomustav ongi, et Läänemere soomlaste merekultuur põlvneb üleni ja otsani Germaani maailmast. Juba sellepärast on võimata käsitella meid mingi ürgse ranniku rahvana,
meie muinasteadlased ei ole osanud küllaldaselt väärtustada neid suuri muudatusi, mida pronksiaeg meie kultuuripildis ja vaimsuses pikkamisi on sooritanud. Kõigepealt toimus tollal meie lõplik üleminek paiksele eluviisile. Teiseks lõtvusid ja lõpuks kadusid täitsa meie sidemed idapoolsete hõimudega, kes hakkasid meist järjest eriilmelisemaiksi moonduma, nii et kultuuripildis aina suuremad erinevused tekkisid. Need erinevused näikse pealiskaudsele jälgijale nii suured, et leidub uurijaid, kes isegi eitavad Läänemere soomlaste kultuurikontinuiteeti idapoolsete hõimudega. Kõigeti me ei saagi pronksiajast peale soome-ugrilasi enam ühtlase tervikuna käsitleda, vaid peame eraldama neid kahte suurde rühma. Üks ida, teine lääne orientatsiooniga. Siit peale alles asendub ka soome-ugriline metsamiljöö talupoja kultuuriga, mille esimene õitseng ei ulatugi meil ajaliselt kaugemale minevikku kui ainult niinimetatud Läänemere Soome perioodi. Väliselt kõige olulisem tegur, mis muudab Läänemere soomlaste kultuuripilti esimesel aastatuhandel enne Kristust tunduvalt erinevaks idapoolsemate hõimude omast, see on mere ja ranniku lisandumine endisele metsamiljööle. Keeleliselt rikastutakse terve rea merendusterminitega, koguni sellised kalanimetused nagu angerjas ja lõhi laenatakse alles nüüd Balti naabreilt. Nüüd alles õpitakse suuremaid laevu ehk uiske ehitama ja purjesid kasutama, et tuua soola ja metalli. Vahetuskaubana karusnahkade, merevaigu ja muu sellise vastu. Isegi laev osutab keeleliselt germaani laensõnaks. Sool ja vask on muide vanimaid mineraalnimetusi, mida soome-ugrilased juba kaua varem on tundnud. Metsadesse sulgunute isoleeritus kaob kiirelt, kuna kokkupuuted muu maailmaga avardavad pilku ja teadmisi. Sepakultuur teeb oma esimesi algeid ja hõlbustab palju tööriistade ja liikuvusvahendite käsitsemist. Loomuliku järeldusena hakkab tõusma majanduslik jõukus, süttivad aina dünaamilisemalt enda maksmapanu tungid rahvahinges. Veel suuremad kui muudatused ainelises kultuuris on otse pöördelise tähtsusega uued mõjud läänest vaimses kultuuris. Meie usuellu tõi suure murrangu alles pronksi ajal aarialastelt lõpuks täielikult omaks võetud komme surnuid maha matta, hiljem osaliselt ka põletada, koos vastavate maa-aluse või taevase teise ilma kujutelmadega. Veel suurem pööre toimus aga koos sellega aarialastelt üle võetud suhtumises surnutesse, keda hakati järjest enam vaenlasteks ja kurjadeks vaimudeks kujutlema. Nii et endiste hõimutervikule positiivsete hingede kõrvale tekkis aina enam negatiivseid kolle, kodukäijaid, hiljem vanapaganaid ja lõpuks päris kuradeid. Neid lääne maailmale nii tüüpilise dualistliku teise ilma hirmukujusid kuradi laenamise aega vaata peatükk 6. Tagantjärele meil on raske kujutella seda määratud vaimset murrangut, mida tähistas meie siirdumine läänelisse maailma pronksi ja raua ajal. Mitte ainult arusaamad, vaid kogu maailma vaateline süsteem pidi paratamatult muutuma. Kui varem sünd ja surm ning kogu eluprotsess toimus orgaaniliselt ja harmooniliselt oma sugukonna raamistikus, siis aarialased tõid meie teadvusse kõrgema olendi, kogu maailma looja ja valitseja, inimsaatuste määraja ja kohtuniku idee, mis andis elule hoopis teise eesmärgi ja surmale endisest võrratult suurema tähenduse, sest väljavaated olid ju rabavalt paljutõotavad kahe äärmuse vahel. Kas
kangelasena taevasse igavese õndsuse või koguni peo osaliseks või teiselt poolt süüdlasena, patusena, süngesse varjude riiki virelema ja vaellema. Jah, dualistlikud taeva ja põrgu mõisted saavad meile niiviisi juba enne kristlust tuttavaiks. Muidugi ka aarialastelt tõlgitud taeva isa ehk aaria eeskujudel tuletatud Jumal algselt kui taevase valguse ehk juumes leiduva elujõu kehastus. Läbi pronksi ja rauaaja rahva traditsiooni võime põnevil jälgida lakkamatult pingsat sisevõitlust endise ja uue maailmavaate ning ideoloogia vahel. Imestama panevalt elujõulistena kuni meie päevini on püsinud siiski vanad orientaalsed pärimused staatilisest maailmapildist, elu lõputust vaheldusest ilma loomiseta ja ilma viimise päeva hukkumiseta, hingede siirdumisest ühest kehast teise, kuid ka hinge irdumisest šamanistlikuks teostamiseks ja surnute püsimisest kõige kiuste ikka veel siinse ilma hiies. Kooselu aarialastega on juba aastatuhandeid püüdnud süstida meile hoopis teistsuguseid arusaamu ja kujutelmi, kuid vahed ja vastuolud elukäsitluses on olnud niivõrd ületamatud, et järsku ei ole toimunud mingit tasalülitamist, vaid meie sisseelamine läänelisse elukäsitlusse tähistab meile pikka ja visa kultuurivõitlust, kuni me alles rauaaja jooksul enam-vähem ümber orienteerume ja nii ütelda lääne-eurooplasteks muutume. Osalt see kultuurivõitlus on jätkunud aga veel kaua hiljem edasi ja jätkub miniatüüris kogu aja tänapäevani, sest paralleelselt püsima on jäänud ka soome-ugriline elukäsitus. Oma haripunktile suur murrang meie vaimsuses on jõudnud küllap vist vanemal rauaajal. See tähendab sajandeil enne ja pärast Kristuse sündi. Tolleaegse kultuuripildi igakülgseks esilemanamiseks meenutagem usundi kõrvale edasi veel riigi ja kuninga idee esmakordset esile nihkumist Eesti ühiskondlikus mõtlemises. Meenutagem jõulude, pulmade ja matuste kombestikku tunduvat germaniseerumist. Meenutagem rukki ja raua osatähtsuse tõusu kesksemeks tegureiks rahva majanduses kui ka väliskaubanduse kiiret elavnemist. Meenutagem uusi moevoole riietuses, toitluses, kodukäsitöös ja kogu kodukultuuris üldse. Meenutagem lõpuks üha laienevaid merisõite, mis panid põhja hilisemaile viikingi vaimsusele nooremal rauaajal. Germaani mõju haaravat ulatust majanduslikus ja ühiskondlikus elus dokumenteerivad paljud laensõnad eesti keeles, milledest mainigem siin vaid näiteks vald võimupiiri tähistamiseks, valitsema, kuningas, pealiku tähenduses, vardja, valvuri tähenduses, luba, kihl, pandi tähenduses ka kosimisel, lain, lunastama, kaup, raha, karus eriti oravanaha tähenduses, mõõt, pund, rikas, vara, rukkis, kaer, leib, taigen, õlu, virre. Jah, Franz Haltein väidab, et setumeeste valge hame vastab iraanlaste härrasmehe rüüle, mis kootlaste vahendusel põhja levinuvat. Kell, lukk, sadul, mõõk, nael, nõel, rõngas, ader, põld. Vastavad sõnad olid nurm, sahr, kärss, pada. Kuid keelelised lainud lasevad igatahes mõnd reformi või moderniseerumist ikkagi oletada just sellest võõrast kultuurimiljööst, kust uued sõnad üle on võetud. Aga kui germaani päraste kultuurisõnade hulka veelgi üksikasjalikumalt süstematiseerida ja nende kaudu tolle aja tegelikkuses toimunud uuendusi või moevoole analüüsida,
arvestades lisaks geograafilise seigaga, et lainud tollal on ujutanud üle eesti keele peamiselt põhja või idapoolseis kõrgmaastiku murdeis. Siis seisame kogu selle mõjude tulva taustal paratamatult järelduse ees, et nii põhjalik ja kogu elu haarav ümberorienteerumine ei saanud toimuda ei ajutiste kaubapunktide ega juhuslike sõjarekkede raamistikus, vaid peab eeldama eestlaste ja germaanlaste pikka ja pidevat kooselu Põhja- ja Kirde-Eesti rannikul, eriti aga just Viru keskuses läbi vanema rauaaja mitme sajandi. Teiste sõnadega peame andma õiguse neile uurijaile, kes oletavad germaanlaste püsiva kolonisatsiooni lainet ulatunuvat tollal Soome lahe rannikulla. Germaani eeskujud on inspireerinud ka meie rahvalaulikuid, nii et just vanemal rauaajal on pandud hiilgav põhi meie rahvalaulude repertuaarile, millest on ammutatud elujõudu ja esteetilist naudingut läbi 2 aastatuhande. See nimetute luuletajate looming on toimunud peamiselt Viru-Mulgimaa liinil, mitte aga kuskil läänerannikul, nagu Soome folklorist Krohn ekslikult on oletanud. Eesti rahva pärimuste ja muinasleidude valgustusel germaanlaste meritse toimunud dessant ja invasioon osutab aga osalt mõne sajandi võrra vanemaks, kui seni tavaliselt on arvestatud, ja peab ulatuma juba pronksiaja lõppu või rauaaja algusesse. See tähendab umbes 500 aastat enne Kristust. Kõige vähem allub võõrmõjudele tollal sisemaine Sakala ehk praegune Mulgimaa, mis moodustab Eesti oma kultuuri konservatiivseima kantsi läbi aegade. Germaani ja Eesti rahva pärimuste kõrvutamisest tahaksin järeldada, et esimene kolonisatsioonilaine koos hiidude ehk kalevite, kivikirstkalmude ja allilma motiividega on lähtunud arvatavasti põhjagermaanlaste juurest Skandinaaviast, võib-olla just Ojamaalt, millisele baasile vast alles hiljem ja nimelt Rooma rauaajal Kristuse sünnipaiku on lisandunud teiseks veel ulatuslikum ja tasemelt palju kõrgem Ida-Germaani kultuurilaine, Vislaja ja Suudmelt koos laibapõletuse ja haljate viimisteluga, loodusjõudude kehastajaist nende valitsejaiks. Küllap see kootlaste vahetalitus tähistab ka Rooma kultuurikeskuse mõju ulatumist kaudselt kuni Ida-Baltikumini ja katkeb järsku rahvasterännu ajastul. Kuidas toimus tolleaegne Germaani haarang Viru rannikule ja sealt sisemaale peamiselt Rakvere-Tartu kaubaliinil? See ei olnud mingi perekondade kolonisatsioon, vaid seiklus ja võitlusimulistest noormeestest koosnevate saltkondade voorumine muulaste ehk nende keeli eestide maale. Poissmeestena nad siia tulid ja vaheldusid aastate jooksul pikas reas saabuvate uustulnukatega. Maksustasid kohalikke elanikke ja moodustasid siin mingi härrasmeeste ülakihi. Kuid paljud neist ei lahkunud mitte poissmeestena koju tagasi, vaid abielusid siin Eesti neidudega, kohanesid ja segunesid ruttu, nii et segaasustus muutus puhtalt eestiliseks. Need olid järelikult Eesti naised, kes võtsid juba tollal võõraid okupante ja eestistasid neid nii põhjalikult, et arheoloogidel on tagantjärele raske leida germaanlaste asustusjälgigi nende uuel kodumaal. Igatahes rühmitusprintsiibile rajatud vanema rauaaja Germaani kolooniad on ajaga sulanud eestlasesse ja lisand meile segaabielude kaudu mitte ainult rohkesti Germaani verd, vaid omajagu ka Germaani vaimsust. Alles see saatuslik muutus rassilises koostises ja vaimsuses tähistabki eestlaste enam-vähem lõplikku siirdumist
Lääne-Euroopa kultuuriilma, kuna enne seda domineerisid meie kultuuripildis algupäraste joonte kõrval sootuks idaelemendid. Aga isegi see ümberorienteerumine ei tähendanud meile veel mingit vaimset orjastamist ega tasalülitamist läänega, vaid algupärane kultuuripõhi säilitas oma loominguvõime ka edasi. Selles nähtuses minu arust ilmnebki eestluse elujõu kõige veenvam ajalooline tõend. Detailina mainigem, et näiteks rauaaja eestlaste idamaine muinasjutu repertuaar oli palju arenenum kui germaanlastel, kes ei suutnud tradeerida meile midagi olulist sel ajal. Küll aga sisaldavad setu rahvajutud rohkesti Kaug-Ida sugemeid, mida läänes kuski ei tunta. Üks tõik peaks nüüd ometi endisest palju tähtsamalt selguma. Eestlaste sisselülitamine aarialaste niinimetatud lääne kultuuriilma ei ole toimunud sugugi niivõrd eestlaste eneste, ka mitte ülekaalukalt baltlaste, vaid kõige enam küll germaani kolonistide initsiatiivil ja missioonina. Eestluse elujõule üle 2000 aasta iseloomustavana püsib seik, et germaani kultuurikandjad ise aegade jooksul on kas assimileerunud eestlastega, nagu näiteks vanemal ja nooremal rauaajal, või degenereerunud kuni välja suremiseni, nagu näiteks baltisakslased ajaloolisel ajal, kuna eestlased on elanud enne oma vallutajaid ning elavad edasi ka pärast võõraste okupantide kadu. Kuid vaevalt küll eestlaste otsesed esivanemad on olnud Ida-Baltikumi algasukad. Meie esivanemate sõltuvus Baltikumist ei ulatu kaugemasse minevikku kui ainult pronksi aega, mille alles lõplikult toimus Läänemere soomlaste aeglase kolonisatsiooni pikaldane kannakinnitus kuni mereni välja. Kuna vanemad soome-ugrilaste kultuuriloomingut ärgu kohastatagu vägisi Baltikumi mitte vastavasse prokrusteese voodisse. Narva jõge võidakse küll tähistada igivana kultuuripiirina ida ja lääne vahel, kuid ärgu unustatagu sel juhul, et Uureli kultuurkond ise on asetsenud algselt ida pool Narva jõge, kuna aarialaste asustuslained on ulatunud Ida-Baltikumisse juba enne seda, kui Läänemere soomlased ületasid Narva jõe kultuuripiiri. Vanema kiviaja Baltoskandias võis asuda nii ürgeurooplasi kui artilisi õime, kuid soome-ugrilaste kultuurkonna kristalliseerumisprotsess toimus tollal alles veel Volga ruumis otseses keelelises kontaktis altailastega, millist tõsiasja ükski muinasleid kõigutada ei saa. Kõnelamata siis Uureli kultuurkonna algkodu meelevaldsest surumisest kuhugi Läänemere ruumi. Kui Baltoskandia on moodustanud tõesti kunagi mingi kultuuriterviku, siis ei ole olnud selle kandjaiks küll mitte Läänemere soomlaste, vaid pigem artiliste laplaste esivanemad. Vaevalt aga Baltoskandia kunagi üldse on esindanud mõnd etniliselt ühtlast tervikut. Siinsel ainelise kultuuripildi teataval ühtlusel ei ole mingit vaimse kultuuri ühtluse aluspõhja, vaid vastupidi, võime Baltoskandiat pidada iilgavaks näiteks, kuidas väline kultuuriühtlus saavutatakse pikapeale sünkreetiliselt ja stadiaalselt üksteisele kihistuvate väga erinevat päritolu sugemete kogumikuna. Igatahes iseloomustab juba noorema kiviaja lõpupoole ja pronksi ajal Baltoskandia kultuuripilti kaunis ühtlane karjanduskultuuri õitseng, mille lähtekohaks ei saa etniliselt ometi kuidagi soome-ugrilasi oletada, vaid peamiselt küll aarialasi, kellede vastavaid mõjusid nii hästi laplaste kui ka Läänemere soomlaste mann võime jälgida.
Muistsete etniliste asutamispiiride määratlejale moodustavad asitõendite hulgas omaette rühma paiganimed, mida võhikud sageli liigräpakalt tõlgitsema kipuvad. Soome-ugrilaste omaaegselt levinumad paiganimede järele kõige põhjalikumalt on uurinud sakslane Max Wassmer, kes väidab, et Kesk- ja Lääne-Euroopas ei leidu ühtki vana soome-ugrilist paiganime. Küll aga on neid täis kogu Ida-Euroopa, kusjuures lõunapiiriks on just metsa- ja stepivöötme vahe Orjol-Kaluga tuulaliinil. Vanimad paiganimed on tingitud kas looduspildist, näiteks Pärnade Pärnu, Paepõhjaga Paide, Haapsalu, Kosega Narva ja nii edasi. Või usukultusest meil näiteks paljud hiienimed ja asustusloolisest tegureist, näiteks Kuressaare, Viljandi, Põltsamaa, Tõrva ja nii edasi. Paljud kohanimed on lihtsalt oma rajajate või kunagiste peremeeste isiku või sõimunimed. Ida-Baltikumi paiganimesid on kahjuks väga vähe uuritud, nii et nende vanima lademe selgitamiseni ei ole veel üldse jõutuki. Enamik neist põlvneb muidugi praeguste asunike keelest, osa ka kunagiste vanema aja asunike keelest. Valga tähendab läti keeles oja, Petseri tähendab vene keeles koobast ehk setude oosi. Lätis on säilinud küll palju liivikeelseid paiganimesid, kuid seal satuma alatasa ühtlasi ka sellele tüüpilisele nähtusele, et vanemad liivikeelsed paiganimed on hiljem lihtsalt tõlgitud lätikeelseiks. Samuti võidakse jälgida Rootsis ja mujal vanemate paiganimede tõlkimist maa uute vallutajate keelde. Vastava protsessiga peame arvestama ka Eesti alal, kus paljud paiganimed on veel rahuldavalt selgitamata, isegi näiteks Peipsi, kuna mõned osutavad aarjalaste ja teised laplaste kunagisele kolonisatsioonile. Asustuslooliselt ei ole seevastu esialgu veel õnnestunud ühtki eestikeelset kohanime Eestis tuletada vanemast perioodist kui Läänemere soomlaste omast. Küll aga dokumenteerivad juba vanema rauaaja rahvalaulud mitmeid meie praegusi kohanimesid, nagu näiteks Tarretu mägi, praeguse Tartu, Toomemäe nimena, mis kuulub ühte rühma Tarvastu, Tarbatu, Tarvampää ja nii edasi kohanimedega ja tuletab keeleliselt aarjalastelt laenatud sõnni nimetusest Tarvas ehk Tõbras, mitte aga mingist olematust jumala nimest Taara. Läänemere soomlaste kultuuripildile igatahes iseloomustav on asjaolu, et germaanlaste osalisel kaasabil toimus alles vanemal rauaajal. Talupojakultuuri esimene suur õitseng. Eestis ühes üksiktalude paisumisega jõukaiks mõisaiks ja suurtalupoegade ning nende perenaiste tituleerimisega isandaiks ning emandaiks. Kogu maastiku pilt mitmekesistus aina rõõmsamaks seda enam, kuidas avardusid põldude saared metsade veertel. Suuremaiks küladeks ja kuidas stabiliseerusid üksiktalude järjest esinduslikumaks ehituspildiks rehi, saun, ait, laut ja sepikoda. Kuna graatsiliste kuhjade rohkus esteetiliselt nii veetlevas puisniitude ümbruses kehastas oma loojate muhelevat ilumeelt ja õnnetunnet. Samal ajal algas ka külakondade administratiivne grupeerumine suuremaiks kihelkondadeks ja maakondadeks, ühise kaitseorganisatsiooniga, mis keskendus juba varemail aegadel arvastatud maalinnade ehitamise ümber. Need maalinnad püsivad veel tänaseni meie muinasaja kollektivismi vägevaimate monumentidena. Jah, vanemast rauaajast põlvnebki siis meie maarahva nimetus.
mille asemele alles 19. sajandil ärkamisajal oleme võtnud germaanlastelt saadud Eesti nime. Paar tuhat aastat tagasi ei tuntud veel Eestit meie praeguse kodumaa spetsiaalnimetusena. Küll aga kujunesid juba tollal Põhja-Eesti tänapäevastegi maakondade nimetuses ühes mõne teise vahepeal taas unarusse hääbunud maakonna nimega. Näiteks Rävala ehk Läti endriku Revelia, mis osutab vist Lapi asustustraditsioonile. Lõuna-Eestis pidid juba tollal esinema sellised nimed nagu Otepää, Karksi, Ruhja, Argmäe ja nii edasi. Kuna Uandimaa ehk Ugala nimi on säilinud tänaseni veel lätikeelses eestlaste nimetuses Igauni. Rahvastiku juurdekasv tõstis tollal iseendast päevakorda uute asukohtade hankimise küsimuse, mida lahendati vanade, juba ida poolt aeglase rännuga kaasa toodud traditsioonide kohaselt kahel viisil. Ühed otsisid kodu lähema ümbruse padrikuist, uusi põllumaid ja juhtisid asustussuuna viljakaimaid kõrgmaastikualadelt järjest madalamate ja soisemate tagamaade kultiveerimisele. Teised aga noolisid kaugemale edasi välja rändama, mis tähistaski peamiselt Lahetaguse Edela-Soome koloniseerimist. Alles pikkade sajandite jooksul lõdvenes väljarändajate seos emamaaga ja hakkas kristalliseeruma iseseisev Soome rahvas, kelle vaimsus ja iseloom uues loodusümbruses ja erineva majandusliku, sotsiaalse ning poliitilise arengu tulemusena hakkas kah järjest enam erinema emamaale jäänud vennasrahva omast. Seda enam, et germaani kultuurimõjud on Soomes veelgi sügavamale ulatuvad kui Eestis. Soome vennasrahva suurimaks õnneks on see, et ta asus elama tuhandete järvede maale ja sai sellega oma rahvahinge vormijaks metsale lisaks ka veel vete avaruse ja puhtuse. Üle vee paistvad selged ja sirged sihid ja perspektiivid, vete tagant kutsuvad kaugused ja salapärased väljavaated, unistuste kõrval ka aated, nägemuste visionäärsuse kõrval ka põhimõtete kindluse. Suletud metsamüstika kõrval ka avaruste ilmutususu. Just metsa ja vete süntees koos mägede ning orgude elurõõmsa vaheldusega on liitnud staatilised ja dünaamilised sugemed Soome rahvahinges harmooniliseks tervikuks, nagu osalt meilgi Lõuna-Eestis ja saartel. Metsade, mäeharjade ja vete harmoonia on andnud Soome rahvahingele mitte ainult distantsitunnet ja enesekindlust, vaid ka sellist süvenemisvõimet, tasakaalu ja rahulikkust, mis võimaldab Soome rahval majesteetliku mehisusega kanda oma saatuslööke kogu vaba kultuuriilma imetelu ja sümpaatia objektina. Ning Soome sisemiseks suuruseks on otse kui vete puhtusest ja metsade sügavusest iseseisvaks lihvinud eetiline teadvus, mis on täitsa sõltumatu välistegureist, ei lasku oportunismi ega utilitarismi sahkerdamise madalustesse, ei allu vägivallale ega lase end demagoogiast eksitada, vaid reageerib omaenda südametunnistuse hääle järele õilsameelse ohvrivalmidusega. Soome eetiline fantaasia on jõudnud oma loodusümbrusse taustalt selge tunnetuseni, et inimkond moodustab terviku, et inimvaim on surematu ja et igaviku taustal meie teotsemise motiivideks saavad olla ainult kõrgemad väärtused kosmilises ulatuses ja kontaktis jumalikuga. Isegi Soome põikpäine sisu on oma olemuselt eetiline. Jah, on püsinud seda suurelt osalt koguni veel bussikangelaste juures. Soome usuelus
eetikas ja filosoofias ei kohta me kogemata müstilisi, sugemeid kõrvu meeleolutseva meditatsiooni ja vanatismiga. Müstikat on Soome loodusümbrus vast ehk veel süvendanud, kuid oma mediteerimislusti on soomlased juba Eestist sajandeil enne ja pärast Kristuse sündi välja rännates kaasa võtnud. Niisama nagu meile ühise virkuse ja hoole, õppimisimu ja haridusjanu, mida aga soomlased alles just oma tuhandete järvede maa järjekindla koloniseerimisega rahva psühholoogiliseks omapäraks on lisandunud. See on nende allutamatu ja isegi painutamatu suveräänsustunne. Germaanlaste mõjul osaliselt koguni härrasmehelikkuseks ja niinimetatud valitseva tõu isemeelsuseks või upsakuseks paisutatud, kuid ehtsa soomelise kontsentratsioonivõime ja enesevalitsusega distsiplineeritud. Soomlased pole kunagi orjad olnud. Sellepärast on ka moonaka vaimsus neile võõras. Soome suurejoonelikkus on suundunud juba üleolusse kõigest, ühepäeva poliitikast ja väiklasest närutamisest. See üleolu tänapäevast läbib soome rahvast nii totaalselt, et rahvuslikku hävingut ega kadu ei osata üldse kujutella, vaid fanaatiline usk soomluse igavesse püsimisse on kõigutamatu. Kes siirdusid omal ajal Eestist üle lahe Soome ja panid seal põhja uuele rahvusele, kelle iseloom ja vaimsus ajaga eestlastest nii tunduvalt on erinenud. Küllap need olid esmajoones sellised noored, kelle ei jätkunud kodus enam talusid päranduseks suurperede lagunemisperioodil või kes ei leidnud mõnel muul põhjusel kodukohast otsest rahuldust. Kuid füüsiliselt ja psüühiliselt nad pidid olema nii tugevad ja tarmukad, et ei piirdunud vegeteeriva konutamisega, vaid eelistasid rasket kolimist kaugemale kui kodukihelkonna vähem viljakamaile tagavaramaadele, et rajada võõrsil seda suuremaid ja paremaid uusi talusid ja külakondi. Hõimu tervikule Eestis tähendas see muidugi jõukaotust ja nõrgestust, mis küllap pidurdaski ja tarretas kodust arengut kogu niinimetatud keskmiseks rauaajaks, 400–800 peale Kristust. Teiselt poolt tolle ajajärgu langust põhjustas veel võõraste naabrite üha kasvav sõjaline surve nii lätlaste kui ka hiljem venelaste poolt, kes pikapeale lämmatasidki Läänemere soomlaste ja idapoolsemad Vadja ja Vepsa hõimud, kuna karjalasi on seniseni veel varjand nende suletus põlismetsadesse. Ka Soome siirdunutel tuli kohe sõjalisi kokkupõrkeid, kuid siin ei olnud nemad rünnatavad, vaid hoopis ise maavanemate asukate laplaste ründajad ja maksustajad. Mida edukamalt toimus maa vallutamine ja suurte sisejärvestikkude koloniseerimine, seda uljamaks paisus soomlaste enesetunne ja seda innukamalt kaldus fantaasia juba tuleviku võite projekteerima suures alapärase Põhjala suhtes, kuhu tungiti nii sportlikult põneva huvi kiindumusega, et seda nõrgemaiks lõtvusid sidemed endise kodumaaga lõuna pool lahte. Koos Põhjala põlislaante tulemusrikka asustamisega arenes aina jõulisemaks niinimetatud Kalevala kultuuriperiood, mis tähistab laia monumentaalsesse kangelaseepikasse jäädvustatud teovõimet ja loodussümboolikaga dekoreeritud müütidesse peidetud usku iseendasse kui ka otsesesse oaasi saamise jumalikuga just siin Põhjala Kalevite ja Sangarite, Väinaliste ja Ilmariste, Virmaliste ja Sampotauliste imeaarete maailmas. Soome arheoloog Leppa Aho on veenvalt dateerinud Kalevala eepika kulminatsiooniks just sellesama niinimetatud merovingide aja,
550–800 ehk keskmise rauaaja lõpupoole, mis tähistas Eestis vastupidiselt hoopis languse perioodi. Igatahes midagi soomlaste Kalevala eepikale võrdset saavutust ei ole Eesti kultuuriloos ükski periood meie ergutuseks pärandanud. Koguni viikingi aeg mitte. Midagi selle taolist usufanatismi ei kajastu seepärast ka eestlaste elutundes mitte. Isegi põhimõtete selgusest ja nende järjekindla rakendamise kohustuslikkusest ei ole eestlased kunagi nii teadlikeks suutnud saada nagu soomlased. Jah, ega see kogemata võinud juhtuda, et ühed rändasid üle lahe, kuna teised jäid koju. Sellepärast on tarvilik ka küsimuse asetus, kes siis õieti eelistasid koju jääda. Hoolimata isegi sellest, et jõukaks haritud kodumaa majanduslik ja geograafiline tähtsus otse meelitas võõraid vallutajaid ja orjastajaid maarahvast kimbutama. Küllap koju jäid esmajoones need konservatiivsemad traditsionalistid, kes ei pidanud sündsaks ega tahtnudki loobuda harjumusest, omaseiks pühitsetud oludest ja kel oli võib-olla liigagi suur usaldus päritud jõukusesse ehk nii ütelda vana põllu elatusjõusse. Koju jäid muidugi ka need keskpärasemad oportunistid, kel oli nii suur mugavustung ja mõnulamise laiskus, et nad ei viitsinud vaevata end ei uute kohanemisraskuste, ei algatuste ega reformidegagi mitte. Isegi abielu ikkega ei viitsitud end koormata. Rahvalauludest võime selgesti näha, et lasteta vallaliste ja niinimetatud tühjade ällide probleem ulatub meil tagasi juba 2000 aastat, niinimetatud Rooma rauaaega. Kuid kindlasti jäid koju ka need, kel oli kiindumus oma kodusse nii püha, et nad teadlikult tahtsid kaitsta oma kodumaad ja võidelda selle vabaduse eest viimse veretilgani. Mida enam sagenesid võitlused kodumaa kaitseks, seda lahutamatuks kõvenes seos selle verest nõretava maaga, mida enam iialgi kellelegi loovutada ei võidud. Just verega kinnitatud isamaa armastus järeldas, et kergemini saavutatava jõukuse asemel võõrsil eelistati ometi palju raskemat vaeva ja vaesust kodumaal, mille metsade ja soode harimiseks ohverdati põlvest põlve jõudu ja tervist, et võitluse kõrval ka tööga kinnitada oma koduarmastust ja katkestamatut seost isamaaga. Seda seost ei suuda enam võõrad murda. Kogu meie niinimetatud rauaaeg tähistab Eestis jätkuvat võitlust metsade ja soodega. Esimese peale kristliku aastatuhande jooksul on toimunud asustuse pikaldane siirdumine Ida-Eesti kõrgmaastikult Lääne-Eesti madalmaastikule, mis on vorminud meie kihelkonnad ning pannud Põhja-Eesti praegusele asustuspildile aluse. Sama ajastu tähistab ka maarahva lõplikku eraldumist muist Läänemere-Soome hõimudest omaette iseseisvaks rühmaks, kelle ühine keel, asumisala ja vaimne kui ka majanduslik ja ühiskondlik kooselu loovad eeldused rahvuse kujunemiseks. Lõppkokkuvõttes võime siis väita, et enne kui Läänemere-Soome hõimud eraldusid üksteisest iseseisvaks Eesti ja Liivi, Soome ja Karjala, Vepsa ja Vadja rahvuseks, nad olid teinud läbi juba pika arenguprotsessi, mida on periodiseeritud arheoloogiliselt võõrapäraseil eeskujudel vanemaks, keskmiseks ja nooremaks kiviajaks, kuni 1300 enne Kristust, edasi pronksi ja vanemaks rauaajaks, kuni 400 peale Kristust. Kuna kivil ja metallidel on suhteliselt kõrvaline osatähtsus soomeugrilaste ülekaalukalt puule, tohule, juurtele, vartele
ja üldse taimedele rajatud ainelises kultuuris, siis on meie kultuuriloo periodiseerimine tabavamalt õnnestunud õieti küll keeleliste kriteeriumite põhjal. Need lubavad meil kõnelda uurari algkeeltest ja ürgajast kuni 3000 enne Kristust. Kuna 3. enne kristlikku aastatuhandet võime nimetada soome-ugri ajastuks. Sinna aega ulatuvad näiteks sõnad surm, kääp künka tähenduses, toon surmahaisu tähenduses, loits palve tähenduses, äi vanaisa tähenduses, ilm taeva tähenduses, koll ebapuhta surnu tähenduses ja nii edasi. Teiste enne kristlikku aastatuhandet võime ühendada Permi-Volga ajastuks. Sellest ajast pärinevad näiteks sõnad rehi, rabama, ehtima, manama, hing, leil auru tähenduses, saun, jutt, usk, varjendi tähenduses ja nii edasi. Usk varjendi tähenduses. Ja esimest aastatuhandet Läänemere-Soome ajastuks kuni 400 peale Kristust. Need ajalised lademed ei kattu aga vastavate geograafiliste aladega, mis pärast ka selline periodiseerimine on tekitanud arusaamatusi. Igatahes kõik uurari kultuurkonda kuuluvad hõimud on arenenud elujõulistena, kuni alles slaavlaste sissetung Ida- ja Põhja-Euroopasse pärast rahvasterännu suuri vapustusi on tähistanud mitmele sugurahvale taganemist, alistumist ja pikaldast hävingut. Seda enam peame siit peale jälgima neid tegureid, mis soodustavad rahvusorganismi jõulist kasvu või laostavad seda mandumise poole. Viikingaja sisevastuolud. Kui soome-ugrilaste vanima kultuuripildi määrajaks on metsamiljöö talve ja suve vaheldusega, siis nooremat Läänemere soomluste talupoeglikku kultuuripilti eraldavad sellest veel 2 uut olulist lisategurit, mis oma haripunktile jõuavad eestlaste ja soomlaste juures. Need tegurid on ligipääs merele ja allumine Germaani mõjudele. Küllap aga just need tegurid on soodustanud Eesti ja Soome elujõudu iseseisvaks natsiooniks vormumisel, kuna kaugemad hõimurahvad on tardunud metsamiljöö staatikasse ja seda hõlpsamini venestusele alistunud. Ainult ungarlased siirdusid obugriilaste metsaalalt juba varakult steppi, omandasid altailaste ja aarialaste dünaamilise elutunde ja sooritasid võiduka vallutusretkega oma rahvusriigi rajamise Donau orus 895. Jah, just samal nooremal rauaajal, mis tähistab ka eestlaste ainulaadset aktiviseerumist ja läbiimbumist viikingi vaimsusest. Kõnelemata Germaani otseseist eeskujudest on meie viikingi vaimsuse kujunemist provotseerinud esmajoones põllumajanduse kõrgkonjunktuurist tingitud aineline jõukus ja vastavalt sellele iseteadvuse tõus. Selline olukord tõi rahva hinge palju rahuldust ja karastas närve mitte ainult töörõõmus, vaid teritas lisaks algatusvõimet ning avantürismi ning riskeerimisjulge ettevõtlikkuse ja rahvaluulest tuntud kaleviste poisikeste boheemitseva seiklusimuni hilisemal viikingaajastul. Tahte ja tungide ülimeelikust aitasid ometi ohjeldada vanad kultuuritraditsioonid ja perekondliku kasvatuse kaudu edasi antud intellektuaalne arengusuund, mis juurdus metsamiljööst ja mõjus kodukultuuri kaudu kaudselt edasi ka siis, kui mets oli juba kaotanud oma ainudomineeriva asendi muude miljöötegurite hulgas. Voluntaarsete sugemete lisandumist meie rahva hinges kõige rohkem soodustanud on kahtlemata meri. Küllap alles viikingi ajaks kristalliseerus eestlaste teadvuses selgeks
oma geopoliitilise asendi tunnetamine võtmepositsioonil Läänemere vabaduse valvuritena, et meri ei satuks ühe või teise suurema rahva ainuvõimu alla suletuks. See on Eesti ja Soome rahva auväärne ajalooline missioon, mil on suur maailma poliitiline tähtsus, et nad on juba üle 1000 aasta pidurdanud venelaste tungi merele, mis tähistab ju ühtlasi ka 1000 aastast riivi venelaste maailma vallutuspüüdlustele. Niinimetatud vabas maailmas on palju põhjust tänulik olla neile väikerahvaile, kes on osutanud otse imeldatavalt vitaalset sisejõudu suurrahvaste laiutus ja vastastikuste hävitustungide tagasitõrjeks. Selline efektiivne ümbrus, mis kogu aja elektriseerib väikerahvast ülepingutatud valmisolule suurte surve pareerimiseks või läbipõdemiseks, peab loomulikult jätma oma jälgi ka alatises häireseisukorras rahutult valvsa rahva iseloomule ja teotsemistaktikale. Naabrite vaenulikkus ja saagiimu peavad paratamatult kahandama endist soome-ugrilist eatahtlust ning asendama seda kalduvusega vihaseks vastulöögiks ja veriseks kättemaksuks. Jah, kas või rööv ja laastamisretkedeks. Korduvad hõõrumised ning arusaamatused teistega ja omavahel on ärritanud energia ekspressiivsemat väljapaiskamist järjest hoolimatuma ja julmema taktikaga. Nii et mehisuse tõusuga on seltsinud ka teatav annus uljust ja naabritelt omaks võetud sõjakust. Endisele siirale sõbralikkusele on seltsinud omajagu salakavalust ja aarialaste eetiline dualism on nakatanud ka meid, kuigi näiteks lepinguid veel korrektselt täidetakse. Elutundeliselt meie viikingaja vaimsusele võib-olla kõige iseloomustavam ongi vana ja uue sisevastuoludest provotseeritud pendeldamine äärmiste polariteetide vahel. Meie rahvale omane põline konservatiivsus ja seotus mineviku traditsioonide külge seedib vastumeelselt isegi majanduslikke reforme, hoopis kõnelemata siis veel uute kultuuriliste, sotsiaalsete, poliitiliste, usuliste või muude ideeliste moevoolude omaks võtmisest. Need suruvad aga vastustamatu jõuga peale välissuhete ja võõrmõjude eeskujudest üles köetud radikaalsemate uuendusmeelsete voolus. Nii et tekivad ja üha süvenevad konfliktid vanameelsete leeriga. Aga isegi individuaalselt tekivad sisevastuolud üksikisiku hinges, mis häirivad tasakaalu käitumisel ja kohtlemisel, rikuvad järjekindlust taktikas ja põhimõtteis, asetavad inimese enda sisemise lõhki käristatuse ette, mis kutsub esile hüpiklust ja närvitsemist. Kõige selle tulemusena nõrgeneb põline soome-ugriline hõimuteadvus ja lõtvub ühtekuuluvustunne kuni sisemiste kokkupõrgeteni. Juba vanema rauaaja sajandite jooksul oli külakultuuri arenenud ka loodusinimese elutunne ikka enam ühiskonnaliikme elutundeks, mis on kasvatanud distsipliiniteadvust ja koostöövaimu. Talgud, teede, sildade, ühispaatide ja nii edasi ehitamine, eriti aga maalinnades. Kuid metsamiljööst päritud separatism ei ole soodustanud meil suurejoonelisemat solidarismi omavahel, vaid on Germaani eeskujude kõrvalmõjul seda hõlpsamini suundunud väiklasesse kambakraatiasse, mille peamiseks tunnuseks on rühmitumine huvikaaslaste pisigruppidesse ühiseks töötamiseks, kaubitsemiseks, sõdimiseks ja nii edasi. Omameeste kitsas kambas ei ole üksikisiku osatähtsus kuigi suur
Sellepärast kambakraatia otse pidurdab või lausa halvab suurkujude individuaalset arengut ja tunduvat kerkimist üle rühmakaaslaste keskmise taseme. Sellepärast tõeliselt suured isiksused ei mahugi tavaliselt ühtegi kampa. Degenereeruva kambakraatia teiseks nõrkuseks on eri rühmakeste vastastikune põrnitsemine, mis ei võimalda ühiskeele leidmist ühise hädaohu ühiseks ületamiseks, vaid oma äärmuses võib manduda vennavihaks ja sisesõjaks. Eesti kambakraatia on sama vana kui meie ümber orienteerumine läänemaailma ja sattumine Germaani mõjude alla. See tähendab oma paar tuhat aastat. Germaani eeskujudel pääsevad gentiilorganisatsioonid võrsunud ühiskondlikus elus territoriaalse küla ja kogukondliku printsiibi kõrval ajaga järjest enam maksvuselle just ka vanuse ja huvikaaslaste rühmitused ehk niinimetatud kildkonnad, millede viikingiaegseid jälgi meil on vähemalt Saaremaalt ja Lõuna-Eestist. Oma algsel positiivsel kujul need vabatahtlikud liitumised kuni vendlustuste ja õestumisteni baseerusid vastastikuse lugupidamise ja üksteise hindamise kui ka aitamise põhimõtteil. Sellised killad polnud sugugi ainult ühiskondliku tagapõhjaga, tõsiste toimingute ega ühisürituste teostamiseks, vaid viikingaja kultuurimiljöös liituti omataolistega üheväärseks ühispereks nii töös kui puhkuses, nii võitluses kui ajaviites, nii lõbusas joomapeos kui hardas usulises ohvritalituses. Nõndaviisi iseloomustavadki viikingaja elutunnet muuseas just rühmakaaslaste omavahelised killapeod, mida peeti suveti vabas elurõõmsas looduses Killamägedel, kus talveti siirduti Lääne-Eestis kinnistesse mängutubadesse ja Lõuna-Eestis kildsaunadesse noortevahelisi olenguid korraldama. Jah, isegi õitsi traditsioon ulatub meil viikingaega. Õits on keeleliselt tuletatud öisest, mil Sulevi ja Kalevipoegade öiste õitsiolengute maha mürgeldamiseks ja lavastuspaigaks kujunesid sageli ka samad ilumäed ja tsõõrikohad, kus pühapäeviti neidudega kargamas ehk tantsimas käidi. Aga kambakraatlike killapidude mõjul hakkasid tasapisi manduma muistsed suurejoonelised hõimupühad sügiseti, mil kogunesid elavate ja surnute jõud ühiseks sisevastuoludeta tervikuks. Aktiivne tahtejõud ning algselt üsna õilis rühmakuuluvustunne on ilmestanud Eesti viikingite ehk tolleaegses omakeelses sõnastuses väinaliste teadvuses mehe ideaalkuju, kelleks ajastulle iseloomustaval kombel on tõusnud just vägimees, tegude sangar. See on täielik tunnustus kõigi rühmakaaslaste võrdsele isikuväärtusele, kusjuures väärtuste kriteeriumiks on nihkunud osavuse ja võimete kõrval tüüpiliselt just tugevus ja jõud. Esmakordselt oma kultuuriloos elame läbi ajastut, kus vaimu tahetakse alistada võimule. Pole juhus, et jõud sõnast tuletatud omadussõna jõukas osutab ainelisegi rikkuse olenevust ennekõike isikliku jõu rikkusest. Teiselt poolt aga vägimees tõlgitseb ka üliloomulikku hiidu, kelle nimeks juba vanemast rauaajast on olnud germaanlastelt ülevõetav Kalev. Kuigi kaleviste ideoloogia on laenatud meil läbi lõhki Germaani maailmast, võime siin ometi põhjalikku omapärastamist jälgida, mis on juhtinud meie arusaamu ja eluideaale germaanlastelt hoopis erinevatele radadele. Eesti rahvapärimuste Hiiusse projitseeritud mehe ideaalkuju ja kaleviste vaimsus on taudelnud läbi vanema rauaaja sajandite ennekõike võitu looduse üle, maapõliseks omandiks asustamisega.
see vanema ladema Kalev on looduse kultiveerijaks ja maastikupildi modelleerijaks oma mängleva ja tujuka tahte järele. On looduses vägevate jälgede jätjaks, vagude, sängite, sildade tegijaks, kivide viskajaks ja tööriistade pildujaks, peamiselt Kirde-Eesti vanema paikse asustuste aladel, kus ta nimi paljudesse kohanimedesse on jäädvustatud. Kuid aaria maailmale omas titaanide võitlus kosmiliste jõudude ja eluprintsiipide või neid kehastavate jumalate vastu Eesti Hiiu pärimised otseselt ei tõlgitse. võtame nüüd ennast kokku ja leiame endast selle väe. Teeme selle